Hei, ma teen sulle toote video, kuidas analüüsida Lightweight Foldable Kids Back Carrier toodet. Võtsin selle keywordi lahti, oluline, et alati kui sa analüüsid, sul on siin mingisugune Ameerika aadress ja täitsa vaataks, et mis üldse selles valdkonnas toimub. Mul on selline esmane tunne, et kuna tegu on hästi vana tootega, et siis ja sinu selles antud otsingusõnas ei olnud ühtegi värvi või sellist uue, ma ei tea, funktsionaalsuse karakteristikat juures, siis mulle tundub, et selle võtmesõnaga on päris keeruline müüke teha, sest sa näed, et me kerime, aga selline lightweight carrier nagu läheb edasi, siin on väga palju erinevaid tooteid, see on hea, aga samas see kuidagi ei anna sellist ühe tüpaažiga tooteid sulle ette ja mõnes mõttes ma olen siin natukene hädas, et mida teha. Kui sa tõesti tahaksid seda toodet hakata müüma ja arendama, siis ilmselt oleks sul vaja kasutada magnetit ja panna sisse, ma ei tea, baby carrier ja vaadata, missugused lisandsõnad tulevad selle tootega kaasa. Me võime seda koos teha. Näiteks. Ja ma näitan sulle ka ära, kuidas sa paned filtreid peale siia, et sa ei saaks liiga palju prügi. Natukene võtab laadimise aega. Nii, ja sa näed, et siin on sellised sõnad, mis on hästi mitte relevantsed. Nii et siia paneme samamoodi sisse oma võtmesõna, et ta ei läheks liiga laiaks. Otsing võiks olla vähemasti 250, magnet võiks olla 500, word count võiks vähemasti 3 olla, et oleks piisavalt spetsiifiline. Kuigi sinu puhul isegi 4, aga 3 on ka okei. Ja me saame nüüd 200 000 asemel. Sorteeriksin IQ Score'i järgi ära sulle need tooted. Ja siit tuleb hästi palju bränditud tooteid. Võtame nad lihtsalt ükshaaval siit maha, et saada natukene. Ma jätan alles selle üldise keywordi, aga võtame need bränditud keywordid maha, sest nendega ei ole meil mitte midagi teha. Ja vaatame, millal on esimene selline vihje uuest arenevast või siis uuest arenevast just nimelt sellepärast, et vaata siin see lihtsuse skoor, mida suurem see on, seda lihtsam võiks olla nagu turule tulla. See, ma arvan, et see ei kehti nende newbornide puhul, sest et see skoor tuleneb sellest, et siin on palju raha ja siis kui mitme müüja vahel see jaguneb, et mõnikord on palju müüjaid ja suur raha ja siis sul turule tulla on ikkagi raske. Et mul on selline hüpotees, et see esimene keyword ei toimi meile. Nii, siin on sling, ring sling, samamoodi teoorias arvan, et see on üle satureerunud, jätame alles, aga võtame edasi brände maha. Nii, me muidugi alguses kohe ei vaadanud ära, et mis need käibed on, aga käibed nendel toodetel on kindlasti, mis sa pakkusid, eks ju, on kindlasti väga suured, sest et tegu on hästi tuntud ja teada tootega. Nii, jätkame siin. Nüüd on tactical, jätame selle alles. Nii, lähme edasi. Nii, siin on wrap, see tundub ka olevat vana toode juba. Et me võime nad läbi vaadata ja siis me vaatame kõrvale with hip, siin on mingisugune hip asi ka. Hip seat. Tšekime korraks üle, mida see üldine teeb. See on siis pisikestele beebidele. Ja samamoodi, siin on erinevad tooted, on sellised kotid, on ringslingid, mis on mõnes mõttes halb. Tegu on liiga üldise keywordiga, sest mul on tunne, et neid on mitu lehekülge järjest. Vaatame üle. Ja sa pead kindlasti turule tulemise jaoks kasutama PPC-d, selles kategoorias on see kindlasti kallis ja teine lehekülg algab ka. Panen kinni, siin ei ole pointi vaadata, nii kui esimene lehekülg on satureerunud, siis pole mõtet edasi minna. Vaatame slingi. Sama hüpotees, et see on satureerunud, kuna siin ei ole tegelikult väga palju võimalik eristuda, see on lihtne toode, ainult värvid, võib-olla pisikesed funktsionaalsused, aga sisuliselt
mitte midagi nagu erilist. Natuke tuleb kotte sisse. Review'd on, ütleme niimoodi, mitte kõige hullemad. Aga siin seda toodet vaadates jäi mul silm selle vees kasutatava toote peale. Vaataks pärast seda ka. Ja tegin lahti. Et samamoodi, kui sa teed toote research ja sa näed huvitavaid põnevaid tooteid, siis jäta nad endale uuesti äpis lahti ja saad hiljem käibed üle vaadata. Aga Ringslingiga, nagu sa näed, see on ikkagi satureerunud, et siin ei ole mitte midagi teha. Võtame selle selektsioonist maha. Nüüd tactical ehk siis selline rohkem meestele mõeldud, military, ma ei tea, mingi huntimist-teema, mingi selline värk on ju. Siit me näeme, et mingi must tuleb sisse, tavaline tuleb sisse, seljakott tuleb sisse. Et see niš ei tundu olevat väga satureerunud. Siin mulle meeldis alguses see, et siin tegelikult neid tactical carrier ei ole väga palju. Sisuliselt on tegu selle tootega, mis näeb välja selline badass. Mõned üksikud tooted on veel. Tšekime üle, palju nad raha teevad. Ja seni, kuni ta laadib, vaatame korraks üle, mis magnet näitas, et otsing on 3500. Graafik näitab meile, võtame siit all time'i, et on selline neutraalne. Ei ole kasvamas, tõusmas nüüd tohutult. Aga see sobib ka meile. Siin on nüüd vaja sul endale hästi teravaid silmi, et sa saad kätte ikkagi oma õige toote. Ta ei pane samas järjekorras, nagu nad on näidatud Amazoni otsingus. Katsume üles leida, sest meil on ikkagi vaja teada, kas see isade toode toimib või ta ei toimi. Nii see. Selle käive on 117, see on ülisuur. Ma imestan, et siin ei ole nii suurt konkurentsi toodete näol järgi tulnud, mis näeksid samasugused välja. Ma tahaks selle teisega kätte saada, sest päris nii ei saa olla, et üks teeb hullult käivet. Ja siis teine ei tee midagi. Nii, see on lihtsalt tavaline must, see meid ei huvita. Siin on nii väikesed pildid, et võttage või luup kätte. Nii see. See teeb hästi vähe käivet. Veitsa müstika ausalt öeldes minu jaoks, et kas ta toob siis väljaspoolt sisse palju trafficut. Võtame korraks ära. Nii, siin oli must ja see. Võtame siit keywordid sulle. Mis keywordidega ta kõige rohkem oste saab? Ja vaatame, kas nad on seotud selle mustriga, mis toote peal on näha. Ja sul on vaja, et see keyword oleks seotud mustriga, mis toote peal on näha. Siin on oluline praegu ära märkida organic rank 1-4. See on esimene orgaaniline rida. Ja seal saab olla ainult siis, kui sa nende keywordidega reaalselt palju müüke teed. Nii et võtame siit nüüd search volüümi järgi kõige magusamad kätte. Ja tacticali asi tuleb täiesti ilusasti välja. Nii et üks mõte, mis ma sulle pakun, on see, et vaata tactical niši. Täiesti tehtav. Vaatame siit edasi. Mis see võiks meil olla? Waterproof. Vaatame siia ette. Või tegelikult näppame selle keywordi samamoodi toote käest. Muidugi ta ei ole niimoodi, et ta oleks ainult seda toodet müüks, et siin on teised asjad ka, aga tundub, et nad on kõik mesh tooted, ehk siis nad on tegelikult veekindlad. Vaatame korraks. Tundub, et jaa, tegu on sama tootega, lihtsalt erinevad värvid. Nii et kui me saame, siis pätsaks siit keyword'e. Nüüd, kuna tal on A+, siis me ei saanud ligi, aga sellest ei ole hullu midagi. Võtame siit ACIN-i ja paneme selle Helium 10-sse. Ja tööriistaks on reverse ACIN, nii Cerebro. Ja siit me saame kätte tema keywordid.
ja samamoodi paneme 1–4 ranking ja sorteerime ära otsingu mahu järgi. Nii, apply ja search volume. Ja tahame näha siis, missugused keywordid reaalselt selle tootega kõige paremini toimivad. Saimegi veega seotud keywordid, see on väga hea, sest sul on spetsiifiline karakteristika sellel tootel, mille ümber sa saad toodet ehitada, et sa ei pea konkureerima PPC-s tavaliste lapsekandja toodetega. Me näeme ära, et tegelikult esimesed 10 kindlasti on seotud veega või rannaga, nii et see on väga hea. Korraks teen lahti ja vaatame, missugune on konkurentsiolukord. Me ei taha, et tooteid on üle poole lehekülje. Nii, mis siit välja tuleb? Okei, siit hakkab tulema juba põhimõtteliselt veega mitte seotud tooteid. See ei ole väga, see on highly rated, võib-olla see on teine rida, eks ju, et see ei ole päris see. Aga see on mesh, see ei ole seotud. See on pigem nagu kate, eks ju. Et see ei ole lapsekandja, vaid see on kate. See on nüüd tavaline, see on ilmselt ka tavaline, see on õige toode, see ei ole õige toode. Siit hakkab hästi kiiresti mingisugust jama sisse viskama. Ehk siis teine mõte, kui sa tahad lapsekandjaid teha, on vaadata veekindluse temaatikasse sisse. Ja ma jätan nüüd järgmiseks koduseks ülesandeks vaadata üle et põnev toode, mida ma ise nüüd korraks klikin lahti. Oi. See kadus ära, aga see oli see hip teema. Ma panen selle siia sisse, et me saame selle võtmesõna kätte. Aga sinu ülesanne siit edasi on vaadata puusaistmega seotud toodet, kas see sinu arvates samamoodi, siin on vähem kui pool lehekülge konkurentsi, käibed on normaalsed, reviewsid on vähe, no siit me juba näeme, et reviewsid on palju kuidagi, isegi sellel puhul, aga sinu ülesanne on nende 2 näite najal, mis ma tegin, vaadata, et kas see puusaistmega toode oleks samamoodi hea või mitte, aga 2 tooteideed sulle täiesti olemas ja tegemiseks.